rõõmsaid ülestõusmispühi kõigile. Kui paar päeva tagasi oli suur reede, mis on Eestis riigipüha, siis nii mõnedki küsisid, on läbi aastate, mil see nii on olnud, küsinud, mida peaks suurel reedel üksteisele soovima. Jõuluajal on kerge, ülestõusmispühadel ka soovid rõõmu, aga reedel jah, aga nii see on, et see näitab, kuidas pühad moodustavad ringi. Nad ei ole üksikuna vaadates täielikud, vaid alles siis, kui me nad kõik üksteise järel laseme oma vaimusilmade ja elu eest läbi libiseda. Ja et nende hulgas ülestõusmispühad Jeesuse võit surma üle, et see on erilise tähendusega, seda me võime näha juba sellest, kuidas enne veel, kui niisugune pühade aasta väga juurdus, see langes suuresti juutide paasapüha tsükliga kokku. Hakati tähistama iga nädala esimest päeva Kristuse ülestõusmispühana. Seda ei ole enam võimalik ümber muuta, et eesti keeles on ka need hoopis teise kalendri järgi esmaspäev, teisipäev, aga kiriku kalendris ja vähemalt katse tehtud seda nädala esimest päeva, mis kalendri järgi on pühapäev, seda pühitseda. Lõppude lõpuks ei ole see püha täpne paikasaamine oluline, vaid see, et me teda tõesti pühitseda suudame. Sest see võib jääda ka täiesti tühjaks. Vene keeles on voskressenje. Nikita Sergejevitš tahtis seda muuta ja pani selle asemel võhadoi teeni. Aga see ka ei passinud, sest ta tahtis samal ajal teha 5-päevast töönädalat. Igal juhul see on omavahel kõik seotud. Kui me ütleme spasibo, siis me ütleme täna või tänu Jumalale. Spasibo, päästa Jumala. Või lagodarju, issand õnnistagu sind. Ja see tähendab, et kui ma läksin Valjalga Saaremaale tööle, seal olid väga paljud segapered, õigeusku omal ajal läinud muist pereliikmeid. Siis öeldi, et ma ei oska õigesti pühi soovida. Õige pühade soovimine ei ole mitte mingite tunnete soovimine teised, vaid selle rõõmust teatamine, et Kristus on üles tõusnud, millele teine vastab, jah, ta on tõesti üles tõusnud. Kristus voskres, istin voskres. See peegeldab seda, kuidas need pühad asjad võivad jõuda kirikus enda aeg välja meie igapäevasesse ellu ja seda suunata. Et me otsime selles seda kadumatut, nähtamatut, mis ometigi kõike kannab. Olen nii palju kordi pidanud pühadel rääkima, et ei ole isematki lootust midagi uut leida. Nii nagu ametivend Urmas ütles, temalgi on juba 3 teenistust täna enne siinset sutlepa peetud. Lisaks nendele Jaani kiriku omadele ka Lasnamäel. Ja ometigi midagi päris uut ütelda. Kui päris järele mõtelda sellele, siis
ei olegi see raske, sest see on niivõrd suur saladus, et kui me sellest jälle mingi kirjukese saaksime kätte, siis oleksime suuresti edasi jõudnud. Kui midagi sellest pärale jõuaks, mida tähendab, et Kristus on tulnud lapseks sündinud inimesena, et ta on elanud nagu üks meie seast, et ta on kinni võetud, süüdi mõistetud, hukka mõistetud ja ristil hukatud ja et ta surma võitis. Need paljud sündmused Jeesuse elus on üsna hõlpsalt jälgitavad ja ettekujutatavad, ka siis, kui maa ja kombed mõneti teised on. Aga kui me võtame ülestõusmise sündmused, siis nendega ei ole võimalik kuidagimoodi mingit tervikpilti saada. Me kuulsime täna altarist Matteuse kirjeldust sellest, mismoodi see oli ülestõusmise hommikul. Markus läheb üsna lühidalt selles üle. Luukas lõpetab, kuidas naised jooksevad ära, räägivad oma juttu jüngritele, aga jüngrid ei usu, peavad seda naist tühjaks jutuks. Ei ole sugugi nii, et ainult see uskmata Toomas ei uskunud, vaid ei uskunud ka teised jüngrid, kui nad seda kuulsid, enne kui nad läksid vaatama, enne kui nad ingleid või koguni Jeesust ennast kohtasid. Ja see Tooma tahtmine on kah ikkagi väga naiivne, kui praegu mõelda, mida me siis saame käega katsuda, mida meie silmad näevad. See on nii tühine osa maailmast, et tänapäeva teadus on jõudnud sinna, kus kantki, et tingan sich, asi iseendast jääb meile vaid oletuseks, aga me ei saa teda katsuda ega kujutleda. Me saame ainult niisuguste asjade poole sirutada, mis sellest teispoolsusest ulatuvad meisse. Ja nendeks asjadeks minu jaoks on olnud üks salm, mida Paulus kirjas korintlastele 15. peatükis, kus ta räägib ülestõusmise sündmustest ja nende tunnistajatest, ütleb, mida silm ei ole näinud ja mida kõrv ei ole kuulnud ja mis ei ole tõusnud ühegi südamesse. Selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Ta tsiteerib seda otse kui pühakirja, aga mitte kuskil pühakirjas me ei leia sellist lauset. Lahenduse sai see 1949. aastal, kui Iraak Hammadist leiti koptikeelseid vanu käsikirju ja nende hulgas ka üks pealkirjaga Tooma evangeelium. Ja seal oli, et Jeesus ütles, mina annan teile ja kõik see siis. Nii et Paulus teadis seda lauset ja teadis sedagi, et see ei ole niisama öeldud, vaid see on Jeesuse oma ja evangeeliumis kirjas. Nii nagu Johannes ja Luukas ütlevad, evangeeliumi oli tol ajal liikumas palju ja järg jäi neist ainult 4. Ja kui me nüüd jälle selle probleemi juurde korraks jääme küsima, ainult 4 ja needki ei ole kooskõlastatud, vaid erinevad, siis kas me peame seda uskuma? Või kas ei ole need kirjutajad vaeva näinud ja ühtlustanud? Siin on asi natukene
keerulisem. Nimelt me niisugusel korral, kui me oleme šokis, ei suuda väga paljusid asju salvestada. Politsei teab, et kui 2 autot teevad avarii, siis tunnistajad võivad vaidlema minna, mis värvi kumbki masin oli. Nad ei suuda seda meelde tuletada õigesti. Üks väidab ühte ja teine teist ja kummalgi ei tarvitse õigus olla. Ja nad on kindlalt oma tunnistuses. See ei ole mitte nõnda, et nad oma sõbra jaoks teeksid teda ümber, vaid niisugused kõrvalised asjad sellistel hetkedel vajuvadki kõrvale ja minu jaoks on see, et evangeeliumites on ülestõusmise kirjeldused erinevad just nende ehtsuse tunnistajaks. Nad on ühe ja teise ja kolmanda tunnistaja mälestused, kogemused või mida tema kuulis, mida tema tol korral mõtles. Sest need üksikasjad ei annakski meile midagi. Meile annab see, millise lootuse andis Jeesuse ülestõusmise neile, kes olid laiali jooksnud täielikus lootusetuses. Nad olid tulnud ja lootnud, et nad saadavad kuningat tema sissesõidul pealinna. Palmipuude püha, kui sõideti laenatud küll eesliga ja selle teele riideid laotati ja palmioksi. See väljendas nende lootusi ja see väljendas ka Rooma võimude kartusi ja juutide ülemate kartusi, et võib-olla ta ongi üks ise hakanud messia kandidaat ja teeb palju pahandust ja tüli nende maale. Aga kui nad siis kogesid, et Jeesus on üles tõusnud ühel või teisel viisil, kas või seesama naiivne stjentist Toomas, kes muidu ei usu, kui tema peab ise katsuma neid augustatud käsi ja küljehaava. Nii või teisiti see andis neile teise lootuse ja teise pildi sellest, mis on sündinud ja mis hakkab ka nende elu edasi mõjutama. Aga kui me küsime, mida ta siis mõjutas või mida nad siis ootasid, siis siin on jälle nõnda, et ega me päris täpset vastust ei saa. See maineootus oli ildudeks purunenud. Kui Jeesus ütles Galileas, lähme pühadeks üles, siis enamik tuletas talle meelde, alles nad tahtsid sind kinni võtta ja tappa ja sa lähed jälle. Ja siis oli just Toomas see, kes ütles, lähme meiegi, et koos temaga surra. Ma arvan, et nad ei kiidelnud. Ka Peetrus, kes lubas oma elu tema eest anda, sest nad lootsid lahingut. Üks asi on niimoodi lasta käed rippus ennast kinni võtta ja teha, mida tahetakse. Ja teine asi on langeda võitluses. Kas võidad või ei, aga igal juhul see on midagi hoopis muud. Kilbiga või kilbil, nagu see vana kreeklaste ütlemine kõlas. Ja kui nüüd selgus, et kõik on hoopis teisiti läinud, aga Jeesus on jälle elav ja ta, kuigi
kivihaualt laskis ta ära veeretada teistel ja siis värises maha ja oli hirmu täis kõik. aga nüüd ta käib ustest või seintest läbi, ilma et need teda takistaksid. nüüd ta võib muutuda tundmatuseni, nii nagu nende jüngrite jaoks, kes läksid Emmause poole ja kui ta nendega liitus tee peal ja seletas prohveteid, kuidas kõik see on ette ennustatud, kuidas nad lõpuks siis alles Jeesuse leiva murdmisest laual aru said, kellega neil tegemist on. aga kui tagasi tulla selle Pauluse tsiteeritud ütluse juurde, et mida silm ei ole näinud ega kõrv ole kuulnud, mis ühegi südamesse ei ole tõusnud, et Jumal selle on valmistanud neile, kes teda armastavad, siis ehk on see nõnda, et selles lootuses on midagi palju rohkemat, kui meie oskame tahta. kui ma olen rääkinud matustel või õieti matustele ettevalmistamisel paljude inimestega, kes leinavad ja kuulnud, mida nad tahaksid, et kui keegi lahkur on väga-väga kallis ja lähedane olnud, siis on need mõned ilusad hetked, mida nad igatsevad, et need tagasi tuleksid, et neid veel lisanduks. aga kui me hakkame seda pikemalt mõtlema, siis meie mõtted jooksevad üsna vastu seina, sest see, mida me kujutame ennast tahtvat, see on nii maine ja viimselt tühine. ta oli armas, aga kujutada ennast igavesti selles ei tundugi nii meelitav. igatahes minu jaoks on see salm justkui võti, mis avab pilgu palju kaugemale ja sügavamale, mida ühegi südamesse ei ole tõusnud. mida me ei oska põõtledagi. selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. tema armastamine on ainukene kriteerium, et me võiksime sellest osa saada. tema teeb meid puhtaks meie patus. tema annab meilegi oma ülestõusmise jõu. me ei oska seda lähemalt kujutleda ja küsimus ongi usu korral pigem usalduses. usalduses kõigele vaatamata usaldada teda, kes meid kutsub kaduvusest kaduvusse, kutsub enese järele ja tõotab anda oma riigist osa. andku issand seda mulle. võib-olla ei ole rohkem neid kordi, mida ja jaksan siia teie juurde tulla, sest ma ootan ka koju saamist, päris koju. ja loodan, et ehk tehakse uks lahti ja antakse võlad andeks ja võetakse vastu. olgu ta meile armuline.